Kuidas on võimalik, et ühe inimese otsused aitavad kaasa sõjale, mis muudab kogu maailma? Täna räägime mehest, keda peetakse üheks esimese maailmasõja võtmeisikuks, Saksamaa viimasest keisrist Wilhelm teisest. Tema ambitsioonid, iseloom ja poliitilised otsused muutsid Euroopa tulevikku. Wilhelm II sündis 1859. aastal, mil Saksamaa oli kiiresti tõusmas üheks Euroopa tugevamaks riigiks. Ta sai keisriks 1888. aastal ning valitses kuni 1918. aastani. See oli aeg, mil Euroopa suurriigid võistlesid omavahel nii sõjalise jõu, majanduse kui ka kolooniate pärast. Riigid tahtsid aina rohkem võimu ja mõju maailmas. Wilhelm II tahtis, et Saksamaa oleks kõige võimsam riik Euroopas. Ta uskus tugevalt sõjaväkke ja ehitas üles suure mereväe, mis tekitas pingeid, eriti Suurbritanniaga. Ta vallandas kogenenud poliitiku Otto von Bismarcki ja hakkas ise palju otsuseid mõjutama. See muutis Saksamaa välispoliitika palju agressiivsemaks. Wilhelm II pärines väga mõjukast perekonnast. Tema ema oli Queen Victoria tütar, seega oli ta ka seotud Briti kuningliku perekonnaga. Sündides sai ta käevigastuse, mistõttu üks tema käsi jäi teistest lühemaks ja nõrgemaks. Paljud ajaloolased arvavad, et see mõjutas tema iseloomu. Ta tahtis pidevalt tõestada, et on tugev, kartmatu ja vääriline juht. Ta oli tuntud impulsiivse ja kohati ettearvamatu käitumise poolest. Kõige olulisem sündmus tema elu ja valitsusaja jooksul oli kindlasti Esimene maailmasõda. 1914. aastal pärast Austria hertsogi Franz Ferdinandi mõrva andis Wilhelm II Austria-Ungarile tugeva toetuse. See otsus aitas kaasa sündmuste ahelale, mis viis kogu Euroopa sõtta. Kuigi ta ei juhtinud kõiki sõjalisi otsuseid isiklikult, oli ta ka Saksamaa sümboolne juht ja sõja üks peamisi nägusi. Esimese maailmasõja lõpuks oli Saksamaa kurnatud. 1918. aastal kaotas Saksamaa sõja ning Wilhelm II oli sunnitud troonist loobuma. Ta põgenes madalmaadesse, kus elas paguluses kuni oma surmani 1941. aastal. Tema valitsemistagajärjed olid tohutud. Esimene maailmasõda muutis Euroopa piire, kukutas impeeriume ja lõi aluse sündmustele, mis viisid ka hiljem teise maailmasõjani. Seetõttu peetakse Wilhelm II üheks kõige vastuolulisemaks juhiks Euroopa ajaloos. Kas Wilhelm II oli liiga ambitsioonikas juht või inimene, kelle otsused sattusid ajaloo kõige ohtlikumal hetkel valesse kohta? Igal juhul on tema nimi lahutamatult seotud Esimese maailmasõja ja Euroopa ajaloo suurte muutustega. Aitäh kuulamast!